Tere kõigile ja ma tõesti loodan, et sellest 8 päevast tuleb niisugune väike imeline äge sündmus siin regioonis ja me saame targemaks ja lõpuks ka midagi praktiliselt välja mõtleme. Aga kas ma olen, pilte näevad kõik, jah? Või ma olen siia poole või niimoodi? Või on sealpool parem, ma ei tea, kas see parem on? Tegelikult mul on väga hea meel, et see konverents ei ole rahast, vaid see on õnnest. Nii et selles mõttes see on just spetsiaalselt väga tore, aga kuna siin paluti alustada sellest, et mis on isiklikud seosed Kagu-Eestiga, siis ma isegi püüdsin veel uurida, kas üheski põlves minu eellastest kuskil keegi on kuidagi seotud Kagu-Eestiga, aga ei suutnud, ei tuvastanud. Ja küll ema pool kõik on Läänemaalt ja kuskilt Harjumaalt sealt ja isa pool on kuskilt Narvast ja võib-olla veel Järvamaalt, aga kuskil lõuna poole me igal juhul tundub, et ei ole ulatunud. Aga väga konkreetne asi näiteks, kes teab, mis pilt see on? No näed, just, see on Ööbikuru villa. Sel aastal, umbes 6 aega tagasi, kui mul oli siis 6 nädal aega puhkust, kus oli siis kõige külmem ja kõige märjem ilm, siis me just puhkasime mõned päevad seal Ööbikuru villas ja isegi nii külma ja märja ilmaga tegelikult oli see nagu paradiis mõnes mõttes. Et sul on 3 järve vahel, eks ole, ühte järve on mingi, ma ei tea, 12 meetrit minna sinna kuskile, lähed vette, vees on nihuke energeetika, et unustad kogu selle külmuse ja hulluse ära. Et see on tõde, kõik on sellest rääkinud, aga tõepoolest, kus me Eestiski, mujal sellist niisugust ka vertikaalset, eks ole, ja need väiksed järved ja kõik need mäed ja kõik leiame, minu arust on see imeline koht. Aga kuna siis räägime kõigepealt õnnest ja ma nüüd jätkan natuke seda, mis Mart, eks ole, näitan ka natuke tabeleid, aga mitte väga palju, ärge muretsege. Viimasel ajal on tehtud niisugust siis maailma õnneraportit ja see reeglina põhineb, küsitakse inimeste käest, et kuidas te siis ennast tunnete, kui hästi või õnnelikuna te ennast tunnete. Ja siin te näete nüüd, me on pandud võrdlusse erinevad riigid, meie naabrid, ja nagu te näete, siis kõige esimene aastal 2019 oli tegelikult Soome, kes on ju meie kõige vahetum naaber. Ja kui me vaatame, kus on Eesti, Rootsi oli 7., Leedu oli 42. ja Eesti oli 55. Venemaa on 68. Et tundub, et kui me nüüd võrdleme näiteks, võtame sama SKP-d, võrdleme majandust, isiku kohta, siis me tegelikult, eks ole, oleme Lätist paremad ja Leeduga enam-vähem samal tasemel. Ja ütleme Soomest muidugi maas, aga tõepoolest tundub, et kuidagi õnnega meil on ikka probleemid. Tervikuna Eestis on probleemid. Ja kui nüüd see analüüs teeb asja tükkideks, et kus siis nagu on need probleemid, niimoodi vaatab, et siis need vahed väga suured tegelikult ei olegi. Näiteks see sotsiaalne tugi näiteks või sissetulekutes me oleme paremad kui Leedu, Läti, mitte väga palju maas Soomest, Rootsist, eks ole. Aga kui me nüüd vaatame, mis siin kõige suurem, siin on nüüd lahkus, heategevus ja korruptsioonitaju, siin me tõesti näeme, et on päris suured vahed võrreldes siin Soome ja Rootsiga. Vot see roosa osa, viimane osa, sellega on see on see subjektiivne õnnetunnetus. Ühesõnaga, kui me vaatame nende komponente kaupa, siis me jõuame, et me oleme tegelikult kuskil siin ja mitte väga palju maas Soomest ja Rootsist ja kindlasti ees Leedust, Lätist, aga nüüd see subjektiivne õnnetunnetus, see, kuidas inimesed ennast tunnevad, et sellega nagu on kõige suuremad nagu mõttes põud, ikaldus. Ja kui me nüüd vaatame, võtaksime teise pildi juurde, mis nüüd räägib sellest, mida nüüd OECD teeb igal aastal, siin parema või hea elu indeksit vaatab,
samamoodi, siis me näeme tegelikult seda, et me oleme natuke kõrgemal koha peal ja Rootsi, Soome natuke madalamal kohal. Ja kindlasti oleme ees Lätist ja Leedust ja Venemaast rääkimata. Aga kus me näiteks maha jääme, on jälle tervis ja eluga rahulolu. Nii et see näete, see hall on eluga rahulolu ja ta on 2,5 korda väiksem kui näiteks Rootsis ja Soomes. Nii, ja tuleme nüüd edasi, vaatame, mis siis on tehtud ka üks, väga vähe on uuritud nagu õnne Eestis maakondade kaupa ja siin 2006 vist, 2016 ja see niisugune meil õnnestus leida niisugune analüüs. Ja mis me siit nüüd näeme, vaatame, kus on siis Kagu-Eesti maakonnad. Põlva paistab siin olevat päris suhteliselt kõrgel, Võrumaa on keskel ja ka Valgamaa on suhteliselt allpool. Samas, kui te vaatate nüüd seda pilti veel kord, Tallinn on tõesti siin, aga näiteks Harjumaa on suhteliselt all. Nii et ega see rikkus ja see niisugune ei tähenda seda, et inimesed tingimata õnnelikud oleksid. Ja selles mõttes ma arvan ka see, mida rohkem edasi vaatame ja mida pikemalt vaatame, siis tegelikult rikkuse ja ütleme selle majandusliku rikkuse ja õnne seos ei pruugi tingimata olla lineaarne. Nii, aga liigume nüüd edasi, räägime korraks regionaalpoliitikast. Ja siin ma kasutan nüüd 2 slaidi, mis on Marti asutuse poolt tehtud ja ma ei tea, te olete võib-olla ka näinud, et see on Eesti kaart rahvastiku paiknemise järgi. Ja te näete, teate, mis Eesti kaart tavaliselt on, eks ole, ja kui te nüüd võrdlete, ta on tohutult kontsentreeritud. Et on vähe neid riike, kes on veel kontsentreeritud, õieti pealinna aspektis kui Eesti. Ja selles mõttes ta on niisugune suur pea ja 2 kätt niimoodi, ja selles mõttes Tartu on veel natuke midagi ennast kujutab, aga ikkagi tegelikult me oleme väga, selles mõttes paikneme väga palju on Tallinnas ja Harjumaal ja ülejäänud siiski on, aga suhteliselt vähe. Nii et see on päris suur. Ja kui me nüüd vaatame sama pilti veel majanduse SKP järgi, siis see proportsioon on ju veel, selles mõttes disproportsioon on veelgi suurem ja teada on ka, et ütleme, kui me räägime näiteks majandusarengu tasemest SKP-st, siis Tallinna Harjumaa on tegelikult ju peaaegu et sama, mis Euroopa Liidu keskmine, aga ütleme, mõned maakonnad on meil 40% Euroopa keskmisest. Ja siis on küsimus, et ja mitte väga tavaline küsimus, et miks meil regionaalpoliitikat üldse on vaja. Et siin tundub see väga imelik jutt, eks ole, aga tegelikult see küsimus kerkib ka läbi aegade on kerkinud, kui me arutame neid teemasid, mitte meil, vaid ka teistes riikides. Et mis me üldse punitame, mis me pingutame, et las siis tulevad kõik sinna kuskil suurematesse keskusse kokku ja nagu Jüri Mõis kunagi lubas, et tulge kõik Tallinnasse ja et see on ju majanduslikult efektiivsem ja milles üldse nagu selles mõttes on siin vaja loodusseadustel vastu ja majandusseaduste vastu võidelda. Aga tegelikult, kui me vaatame pikemalt ja vaatame nagu selles mõttes sellest aspektist, kogu selle globaalse turbulentsi aspektist, mis meil toimub, ja ikkagi räägime sellest, et kas Eesti tervikuna ja riik ja ühiskond on jätkusuutlikud, siis me varsti jõuame sinna, et tegelikult regionaalpoliitika on kriitilise tähendusega. Selleks, et Eesti, see riik, jääks ellu, oleks jätkusuutlik. Ja tavaliselt räägitakse et kõige lihtsam asi on, et ebavõrdsus ja sellega kaasneb võõrandumine, et see on halb, et see nagu selles mõttes ei võimalda ühiskonnal tervikuna arendada ja see kõik on õige, see on kõige aspekt, aga mitte ainult kõige tähtsam. Lihtne asi, näiteks sama asi on seesama demograafia, et kui inimesed hakkavad liikuma, nad lähevad lõpuks mitte, ma ei tea, mis iganes, Võrust Tallinna või selles mõttes Tihemetsast Tartusse, vaid nad lähevad tegelikult kohe Helsingisse või Soome. Ja see fenomen on see, mis tegelikult tähendab seda,
ei kaota ainult see regioon, vaid kaotab tegelikult kogu Eesti. Ja see on see põhjus, miks tegelikult regionaalpoliitikasse panustades me saavutaksime suuremaid eesmärke. Teine asi, jälle, olete kuulnud sellest klaaslaest, mis räägitakse, et Eesti majandusel on klaaslagi peal. Et ta kuskil areneb, eks ole, edasi enam ei saa. Selge on see, et regioonis põhimõtteliselt üldiselt on konvergeerumise potentsiaal ehk kasvupotentsiaal suurem kui juba seal, kus ta on kõrgem. Ja see on see, miks regioonid võiksid anda ka suuremat panust tervesse Eestisse. Ressursid, väärtused, nad on siin juba olemas, neid tuleks kasutusele võtta. Mitte teha kuskil sinna, ma ei tea, Raasikule või kuskil sinna Taina lähedal midagi uut, vaid kasutada neid ressursse ära, mis juba on olemas nendes regioonides. Kui inimesed lähevad siit ära, siis see ressurss läheb meile kaotsi. Rääkimata samast, millest rääkis Mart, maavarad, mets ja põllumaa ja kõik muud, mis on seotud territooriumiga. Ja viimane, mis ma tooksin välja, minu jaoks alati väga tähtis, on see ikkagi see mitmekesisus, ühiskonna elujõulisus, et on mingid eraldi nii-öelda kas või kultuurid, subkultuurid ühiskonnas, kellel on mingid teatud erisused ja järelikult nad on ka ses mõttes elujõulisemad teatud riskide vastu, erinevad teatud riskide vastu. Ühesõnaga, ja see võimaldab olla ühiskonnal ja riigil tervikuna pikas vaates jätkusuutlikum. Nii et regionaalpoliitika on tähtis, aga nüüd räägime ka sellest, et kuidas siis seda regionaalpoliitikat ellu viia ja kuidas see kõik see Kagu-Eestit ka puudutab. Kuskil siin viimase võib-olla 20 aasta jooksul on toimunud ka niisugune, see nüüd tabel, ma ei hakka seda kõiki ükshaaval kastide haaval üle rääkima, aga mis on põhiloogika? Põhiloogika, et on toimunud ka teistes riikides, ka lääneriikides, kes regionaalpoliitika ellu viivad, nagu niisugune paradigma muutus, et see ei ole mitte mingisugune nii-öelda, me silume probleeme, me anname kuskil üksikuid toetusi sinna-tänna, eks ole, ja püüame seda ebavõrdsust vähendada, vaid vastupidi, me püüame selle regiooni potentsiaalsi maksimaalselt võimendada. Et selle regiooni potentsiaal saaks võimaluse esile tuua, et tema eripärad, tema eelised nagu realiseeruksid. Ja võtta nagu niisugune pikem vaade, mitte nagu lühiajaline, eks ole, nagu mingid poliitsükli vaade näiteks. Ja minu arust ka meil on see väga tähtis ja ka meil on see tegelikult tee veel suures osas vaja, ka see paradigma muutus veel paremini realiseerida läbi erinevate meetmete. Ja just nimelt see, ühesõnaga tulemuslik regionaalpoliitika saab olla mitte sotsiaalpoliitika, vaid eelkõige majandus- ja taristupoliitika. See on see loogika, mis tuleks, mis ei tähenda seda, et me ei pea tegelema ka muude kõikide aspektidega, sealhulgas sotsiaalvaldkonna aspektidega, aga just need rõhuasetused, need prioriteedid peavad olema väga selgelt nagu läbi mõeldud. Ja kes soovib seda tabelit pärast vaadata, see on väga, väga õpetlik ja väga selles mõttes kontseptuaalne, vaadake. Nii, aga mis on need instrumendid, kuidas me teeksime seda poliitikat, kuidas me selles mõttes, ja fakt on see, et ei ole nii, et üks asi, teeme need toetused ja siis on kogu maailm päästetud või see regioon päästetud. Et on väga erinevad meetmed. Näiteks see esimene on siis need regulatiivsed horisontaalpoliitikat, mida ma olen igal pool ka toonud, et kas oletame, kuna Elektrilevi on üks jaotusvõrk üle Eesti, siis tegelikult kõik need kulud jagatakse, mis on Tallinnas, mis on, ma ei tea, Võrus, Saaremaal, jagatakse tegelikult kokku ja seal toimub tegelikult ümberjaotamine selles mõttes. Ja kuna see on niimoodi reguleeritud, riiklikult ja ette nähtud, kui me oleks igas maakonnas oma jaotusvõrgu ettevõtte, siis tõenäoliselt oleksid meil need diferentsid väga suured. Näiteks Saaremaale ilmselt oleks väga kõrged, tunduvalt kõrgemad võrguhinnad kui kuskil näiteks Narvas. Ja see on ka regionaalpoliitika. See on ka regionaalpoliitika, et me tegelikult teatud kulud tervikuna jagame üle Eesti, eks ole, tänu sellele meil ei ole need liiga kõrged kuskil
kauges regioonis. Või tegelikult pensionid või lastetoetused, sama asi. Universaalne horisontaalne lahendus kõikidele, seal, kus lapsi sünneb rohkem, see regioon võidab, ütleme tinglikult, või kus pensionäre on rohkem, eks ole. Mida rohkem meil on pension nii-öelda universaalne, eks ole, mitte sõltub sissemaksetest, seda rohkem tegelikult see mõjutab neid regioone, kus sissemaksed on väiksemad. Et kõik need aspektid tegelikult tuleks meil alati silmas pidada ja vaadata, kui me räägime regionaalpoliitika komplekssest lähenemisest. Kindlasti väga, väga oluline taristu, taristu, kõik need kiired internetiteed, et see on kindlasti üks väga oluline instrument, finantsinstrumendid, millest tegelikult ka minister juba siin eelnevalt rääkis, võimalikud käendused, mis puudutavad eluaset, mis puudutavad ettevõtlust, mida me ka tegelikult võiksime kasutada rohkem ja loodetavasti ka seda teha. See on klassikalised toetused, loomulikult saab fiskaalselt jagada läbi tasandusfondide, toetusfondide ja lõppu 2 punkti. Regionaalpoliitika tänu oma olemusele, et ta on territooriumiga seotud, tähendab seda, et seal on väga oluline roll omavalitsustel, kohalikel omavalitsustel. Ja minu arust see trend või see suund, kus me võtame selleks, et me anname neile rohkem raha ja vastutust, on ka üks väga oluline, potentsiaalselt väga tulemuslik regionaalpoliitiline instrument. Ja loomulikult riik, kaugtöö, riigi kohalolek, et loomulikult ka see on kindlasti üks, millele tuleb tähelepanu pöörata rohkem. Nii, kas mind juba kollane kaart juba on või? Ei ole veel. Nii, räägis siis Kagu-Eestis ka natuke ikka. Et samamoodi nagu me räägime tervele Eestile, mis on siis see õnnevalem, eduvalem, kus me selle leiame, täpselt samamoodi nagu terve Eesti jaoks. Mis on meie eelised ja mis on meie nii-öelda riskid või puudujäägid, puudused. Püüame neid eeliseid võimendada ja püüame neid riske ja siis tähendab ja puudusi nagu kuidagi maandada, ohjata, neist üle saada. Ja kui me oleme piisavalt nutikad, siis me tegelikult saavutamegi selle edu ja läbi selle ka inimeste õnne. Ja kui me vaatame nüüd, on ilus pilt, et natuke kõik koos, aga väga ilus. Jälle, mis on eripära, mis on eelised? Samad asjad, millest tegelikult on ka mitu korda juba juttu olnud siin eelnevalt, eks ole. Imeline loodus, terve elukeskkond, inimesed on vähem närvilised, loodusressursid, mahetootmine, et need on kõik need avalt, piiriala näiteks, eks ole, ka see on mõnes mõttes jälle ju eelis, eks ole, mida peaks kasutama, osata. Ja ma toon ühe isikliku näite ka, näete, kes teab, mis see on? Just, vägev, õige, jah, õige koht. Seal ma olin ka nüüd juuli alguses hiljaaegu ja kui me läksime, siis õhtul oli pood veel kinni, pärast tulime hommikul tagasi, kell 5 pandi liiga vara kinni, selles mõttes. Oli siis niimoodi, et me enne olime käinud eelmisel õhtul siis Apes või Hopas eesti keeles öeldakse, et siis me nägime seal, eks ole, ma kontrollisin need alkohindasid selle juuli alguses, et tegin Võrus pilte ja siis igal pool mujal Aluksnes ja piiri peal Valgas ja siis seal oli hästi palju Eesti autosid jätkuvalt juuli alguses ja oli, aga siis me tulime Metsavenna talusse ja läksime hommikul siis vaatama kogu seda sortimenti esimest korda. Minust väga äge, väga selles mõttes saime kotid täis ilusti. Aga selle all, kui me tutvusime ja võtsime perenaisega, ostsime neid, käis 4 klienti, veel läbi, ja 3 olid Lätist. Nii et piirikaubandus ei toimu ainult niimoodi ühtepidi, piirikaubandus toimub ka teistpidi, eks ole, kui on mida osta, ega see hinnad ei ole ju väga nii-öelda soodsad, eks ole, aga on mingi toode, mis köidab. Ja et väga, väga hea iseenesest nagu näide. Ja teisi pilte teate ilmselt siin ka, ma ei hakka neid, kindlasti on kõik see, mis puudutab ka nii-öelda taastuvenergiat ja kõik need samad mahetooted, siin see Nopri vist pilt on siin ja kindlasti kõik siis ka sellest Värskast, kui ma nii teine asi, mis on teie tohutu kapital, see sama kultuuripärand, see erisus, see sama
mida tulebki nagu rohkem ära kasutada, läbi mõelda, kuidas seda teha, kuidas seda omavahel sidustada, eks ole. Et noh, näiteks mingi, noh, see on päris see näide, aga ütleme, kui me räägime turismist, teate, on Põhja-Eestis on Sagadi, Vihula ja Palmse mõis. Et noh, tekib niisugune võrgustik, kus nad siis koos nagu müüvad, eks ole, või kuidagi tekib mingid paketid, mis siis nagu, võib-olla üks ei ole atraktiivne, aga mitu on, eks koos on atraktiivne. Just see tugev identiteet, kogukonna aktiivsus, ma arvan, et see on väga suur potentsiaalne ressurss. Ja see eripära ja need nišid, need peavad tegelikult siis mõttes see koostöö teema, millest ma rääkisin juba. Et kindlasti siin midagi juba on ja toimub asju, küsimus on see, kas siin ei ole rohkem veel võimalusi. Ja rääkisin juba sellest, et kohalikud omavalitsused, väga eriline roll. Kuidas me suhtleme kogukondadega, kuidas me tagasisidestame nii inimesed kohalikule omavalitsusele inimestele, ettevõtjatele, see on regionaalpoliitika üks nii-öelda võtmesammas. Nii, ja nüüd siis õnnevalem. Õnnevalem. Ja see ei ole õllevalem, see on ikka õnnevalem, jah. Nagu näete, seal on küsimärk ja see on mõeldud selleks, et nagu teid natuke siin provotseerida. Et nagu meil räägitakse, et ükski ettekanne ja kui sa oled ka soliidne rahandusinimene, et siis sa pead ikka mingi valemi lõpus kirjutama, et muidu sa ei võeta sind tõsiselt. Aga ärge nüüd seda ka väga tõsiselt võtke, aga selles mõttes siin on siis need komponendid on kõik väga, väga asjalikud. Õ on siis õnn ja see B on siis see potentsiaal, mis teil veel kasutamata on, mida tuleks tegelikult rakendada, läbi mõelda, mis on need nišid, need eripärad, mis tuleb tööle panna, siis see 2 V on siis see võrgustik, et te ka omavahel koostööd teeksite erinevates nii ühiskonnana, inimestena omavahel kui ka tegelikult siis majandustegevuses ettevõtjatena. Ja siis see G on seesama kogukonnad ja kohalikud omavalitsused ja ütleme riigiga koostöö, eks ole, see governance on inglise keeles siis see G-täht siin, millel on kindlasti ka hästi kriitiline tähendus. Ja see viimane, see hash, eks ole, mis nüüd on siin selles valemis, see on see inimeste õnn, eks ole, see on nüüd see valem, mis kunagi ka siis kuskil 17 aastat tagasi üks professor siis leidis, et millest siis inimeste õnn nagu koosneb, et kui me vaatame siis kõik need elanikud, see 80 000, kes siin on, et siis tavaliselt on see nii-öelda üks on juba tuleb geenidest nende kaasa, mis on nagu peaaegu pool, vabandust, nii läksime kaugele. Nii. Et see on nüüd geenidega kaasa antud, see on nii-öelda päritud, siis see osa nüüd on see, mis on seotud selle nii-öelda niisuguse välise tervis, haridus, ütleme välised faktorid, ja nüüd see viimane on need individuaalsed faktorid, mis siis on, mida inimene igapäevaselt teeb. Kuidas ta käitub nii-öelda oma tervise aspektist, mida sööb, kas hommikul jookseb või ma ei tea, joob, vabandust, aga selles mõttes see on see komponent ühesõnaga. Nii et ma ootan huviga, et missugused ettepanekud siis tulevad siin nädala jooksul ja missugune valem siis lõpuks välja kujuneb, aga ma arvan, et selleks nagu sissejuhatuseks võib-olla päris hea niisugune tõuge. Aga aitäh! Aitäh, Veiko! Alguses jäi ütlemata ka, et ega ei ole ainult see saal siin, et siin on ikkagi Facebooki ülekanne ka, nii et esimene õnnevalem siis ametlikult nüüd läks ka rahvusvahelisse telepilti ja kõik saavad seda näha ja ümber kirjutada seda enam. Meil on patenditud, patent on peal. Väga hea. Rahandusministeeriumi koduleheküljelt leiab ka arve numbri, kus seda osta saab. Priidu valem on see, nii et priidu on... Aga ma korra, Veiko, ikkagi küsiksin, et selle tabeli peal, kus selgus, et meie subjektiivne õnnetunnetus on madal, mis see siis ikkagi on, et kui meie päris näitajad on väga lähedal, et mis see subjektiivne siis on, mis on madal? Et kuna, nagu sa kirjeldasid ka, ööbikorus puhkasid, Lätis käisid alkohindu pildistamas, ehk sa oled eluga nagu sama laine peal praegu, et miks see tunne meil siis madal on, see subjektiivne õnnetunne?
Seda küsimust tegelikult, ega see ei ole nüüd esimene kord, seda on nagu räägitud ja diskuteeritud palju ja natuke on see ka, ma ei võtaks seda mustvalgena. Et võib-olla see niisugune geenidega antud ja ma ei tea, millest tingitud siis rahulolematus, mis Eesti inimestel sees on. Et see võib-olla natuke viib eluga edasi. Nii et see ei ole ainult nii-öelda see must pool, eks ole, ja et me ikkagi nagu ei ole nagu kogu aeg rahul, kogu aeg tahaks nagu midagi veel, eks ole, ja see võib-olla viib ka nagu edasi. Nii et ma arvan, et võib-olla see aastatega sisendatud edukultus ja kõik niisugused asjad ka mõjutavad, aga no ma arvan, et tegelikult siin on ka kindlasti positiivne pool. Et selles on korraga mootor, aga korraga siis mingi käsipidur ka, mis meid tabelites kõrgele tõusta ei lase ühest küljest või teisest küljest. Ja tabel kindlasti ei ole eesmärgiks, eks ole. Paneb pettunult ka jorisema. Aga no ütleme, aga mis on tõsi, on see, et me peaksime natukene rohkem tõesti, kõik meie, kes iganes, natukene hindama seda, mis meil on, mitte muretsema selle pärast, mida meil ei ole. Muide, selle juures on väga, väga lihtsalt hetkeks kõrvale põige, et kui Jakob Hurt ja tema jüngrid kogusid hulgaliselt rahvapärimust, siis kogu selles pärimuses, mis on talletatud, on tähelepanuväärne osa seda, kuidas Eesti rahvas on alati vastanud siis, kui keegi tuleb ja ütleb, et kui ilus vili sul on. Või et näed, et sul on nagu selline kõva saak, et seal on, ütleme niimoodi, vabandust, nüüd pange korraks see internet kinni, aga et sitta keelele sulle on nagu eestlase kõige tavalisem vastus, see on veel viisakas. Et sealt edasi läheb ikkagi keerulisemaks ja see tõesti on tõsi, kes tahab ise seda kontrollida, saab minna arhiivist järgi vaatama. See leksika on seal tähelepanuväärne. Võib-olla sellest samast raamatukogust pärit, mida siis ka külamehed sellel ajal sajand tagasi jooksvalt külastasid. Jakob Hurda ajast vist natuke, üksteist ikka on muutunud ka, aga ma ei tea, kui palju, jah. Aga ühe asja veel täitsa tõsiselt, miks meil siis ikkagi on regionaalpoliitikas see nii-öelda kampaaniapoliitika? Et mulle tundus, et sa viitasid millelegi, mille nimetus võiks olla siis selline soov sellise seisundi-poliitika järele. Ehk mingi selline teatud pikaajalisus ja stabiilsus selle asemel, et lühidalt söösta ja lahendada ühte või teist esile kerkinud probleemi. See kindlasti ei ole nüüd mingi spetsiifiline regionaalpoliitika nii-öelda fenomen või nähtus, ma arvan, et see on kõik poliitikad, mis tahavad olla tulemuslikud, reeglina peavad olema pikaajalised. Ja midagi pole parata, meil see poliitiline ja see meedia ka niisugune pinnapealsuse ja lühiajalsus diktatuur kehtib, eks ole, sul on tsüklid, sul on valimised ja see mõjutab käitumist ja selles oludes nagu rakendada midagi pikaajalisest, mis kokku lepitakse tervikuna, mida siis nagu jälgitakse ja korrigeeritakse vajaduse, on ülimalt raske. Ja pole üldse ainult regionaalpoliitika teema. Ja nüüd hästi viimane, hästi konkreetne küsimus. Täna siin enne ürituse algust oli juttu, üks perekond, kes taastab oma talu, on saanud ka Elektrilevilt liitumishinna pakkumise ja ma nüüd vaatan abstraktselt, aga nad noogutavad siis, et see oli 80 000 eurot ainult. Et selle eest saab Tartus korraga paar korterit ilmselt, kus see hind on sees. Et kas see on üks küsimus, miks mingid protsessid maal toimumata jäävad? Ei, kindlasti. Ja kui see nüüd oli 80 000, siis ma arvan, tegelikult laksime küsima Elektrilevi käest alternatiivset lahendust. Neil ei olegi võib-olla vaja ehitada sinna need pikki kilomeetrid mingisuguseid, eks ole, neid võrkusid, vaid panna kohale mingisugune taastuvenergial põhinev elektrile millegi muul tuulel, eks ole, kombineeritud lahendus, mis ma arvan on odavam kui see. Aga kindlasti see taristu teema ja ütleme, kommunikatsioonide teema on selgelt objektiivselt probleemiks nendes alades, kus on hajaasutus. Aitäh! Suur aitäh! Veiko Tali,